Tiit, Ano, Tiiu ja Ilme ootavad juba ammu. Naeratus näol ja kübarad peas. Keset Tapa linna. No kuidas tundub, kas prouad tegelevad lollusega? Oleneb, kus poolt vaadata. Kuna ma ise olen ka natukene imelik, siis minu poolt vaadates on normaalne. Aga normaalsete inimeste poolt vaadates võib ka imelik olla. Viiekümne 6-aastane ventilatsioonitehnik Tiit räägib uhkusega hinges nimelt kübaramooridest. See on 45-liikmeline üle-eestiline seltskond vanuses 25–60, kes kõik annavad parimal meelel just nimelt kübarette ning on loonud lausa kübaramooride klubi. Tähendab midagi vahvat. Ka meie ealiste jaoks ei ole mõtet, et 50, et see on nüüd üks suuri orisemine. Võib ka 50 olla lõbus ja tunda elust rõõmu. Meil on oma kübaramooride hümn on meil tehtud. Siis meil on see kübaramooride vanne on endal, mis on kui siis algusel, kui need kübaramooride esimene kokkutulek oli, siis meil sai seda hümni laulda, sai vannet, igaüks luges vande, siis sai kübaramoori klubi liikmeks ja see oli väga tore. Nagu ühel korralikul klubil ikka on ka kübaramooridel president, 53-aastane kokk Ano, kes meisterdab tortidest kunstiteoseid, heegeldab, koob, tikib ning otse loomulikult juhatab mooride vägesid. Sellepärast, et tema on eriline inimene. Tema oskused on üks asi, aga see, et ta on alati valmis oma oskusi jagama. Ja kui sul on ikka muret, siis on ta alati ka valmis seda ära kuulama. Kübaramooride klubi sai tehtud 2009. aastal augustikuus. Kuna me tegime pilte hästi palju Mairega kübaratega ja siis mingi hetk tekkis kodus mul mõte, et tore oleks, kui meil oleks kübarate klubi. Kõige üllatavam loo juures ongi just nimelt see, et kus see klubi sündis ja kus kõik need enamuses keskealised moorid tegelikult tuttavaks said. Ja istusingi arvutisse ja Reidis tegin kübaramooride klubi. Nii et kübaramoorid on saanud alguse Reidist? Jah. Kokk Ano, brigadir Ilme ning taignameister Tiiu tunnevad üksteist juba aastaid ja kuigi elavad kõik Tapa kandis, siis tõelisteks sõpradeks said aga üllatus Reidis. Kübarakandjatel on 3 korral ka kokkutulekud toimunud, kuid peamised nii-öelda kübarajutud käivad siiski internetis. Anoga me suhtlesime neti teel kogu aeg ja siis vaatasin, ta tegi klubi, kübaramooride klubi. No ja siis ühinesingi selle klubiga. See on hea suhtlemis. Internetis istud suhtled. Siin on Skype'id kõik ja väga hea on ju suhelda. See tähendab, et me kanname kübaraid, oleme lõbusad, vallatud, kübaramoorid. Kust selline nimi tuleb? Multifilmist. Sõpra maha ei jäta. No, koomale. Krokodil, mängi. Kui tänaval käib erinevaid naisi, siis silma paistavad need, kes on kübaraga. Miks? Ju siis inimene on niimoodi konstrueeritud. Jah, et nad on silmapaistvamad. Nii et kübar on üks ikkagi eneseväljenduse näitaja ja naised on ju edevad, kuigi nad mõnikord häbenevad seda. See on mul üks lemmikkübaraid. Sellega on vast kõige rohkem pilte tehtud.
kübarad on toredad. Need teevad naiselikuks, lõbusaks. Tiit muide on kah täieõiguslik klubi liige, kelle kohustuste hulka kuulub tihe pildistamine ja filmimine kokkusaamistel ning otse loomulikult hea kaasana kaunitaride toetamine. Ma kogemata elan koos presidendi Mooriga ja no ma pean ju toetama tema ettevõtmisi, aitama tema natukene imelike ideedega ja tagant torkima ja eest vedama mõnikord ka ja andma häid mõtteid ja salvestama lollusi, mida nad teevad. Kes on Eestis, ütleme, üks kaunimaid daame, kes kannab kübaraid? Või maailmas? Teie ise vast? Kindlasti. Aitäh! Kohutav.